Ma ütlen teile üht, ma vihkan keskpärasust ja rutiini ja sellepärast iga aasta, kui kätte jõuab see aeg, kui vastlakukleid teha, siis ma ei taha teha selle sama retsepti järgi neid kukleid. Mis sest? Nagu ma eelmine aasta üritasin teha põhimõtteliselt perfektse retsepti, aga nagu ma ei tea, mis mul on nagu see, et seal peab olema veel midagi, veel paremat, nagu alati on parem. Võimalik. Seega selles videos ma võtan kokku kõik oma jõu, kõik oma rakubioloogiasse õpitud terminid, konsulteerin inimestega, kes on oma ala professionaalid ja me jõuame lõpuks välja ideaalse vastlakukli retseptini. Mõistate seda? Davai, aega pole raisata, hakkame pihta. Nii, põhimõtteliselt me võiks juba alustada, me võiks teha seda sama retsepti, mis ma eelmine aasta tegin, aga mul juba tekkisid küsimused. Nagu näiteks, millist jahu kasutada? Eelmine aasta ma võtsin lihtsalt mingi Bougainville jahu või mingi niisugu jahu, vaatasin, okei. Aga ma arvan, neil on vahe. Miks on tüüp 550, miks on üks 405, ausalt öeldes ma ei tea. Siis miks mõned retseptid panevad täispiima, mõned tavalist piima, miks mõned panevad munakollaseid sisse? Nendele küsimustele on vastus. Ja ma tean, kes nendele vastata oskab. No nii, tšau Ants! Tšau! Kiire selgitus siinkohal, kes ei tea, siis Ants on minu hea sõber tippkondiiter Pagar ja tal on oma kommipood Annami Confiserie, kus valmivad kõige ilusamad kommid maamuna peal. No vaadake ise, oma silm on kuningas. Nii et kõigil, kellel huvi või ei tea, mida naistepäevaks kinkida, siis minge ostke Antsult kommi. Siis on ta õnnelik. Reklaam tehtud, jätkame. Kuule, mul on nüüd siuke küsimus. Mul on eesmärk teha kõige pehmemaid kukleid üldse. Ja esmajoones võtsin ma sinuga ühendust sellepärast, et sa oled kõige parem Pagar, keda mina tean. Olen küll, jah. Ja, oled küll. Sul on 20 aastat või kaua sa oled töötanud, ütleme? Vähemasti 20 aastat. Ühesõnaga repertuaari on. Ja siis ma mõtlesin, et küsin sinult esmajoones, mis võiks olla need nipid, mida ma võiksin kasutada, et saada oma vastlakukli retsept veel perfektsemaks. Ühesõnaga, võib-olla alustada isegi sellest, et mis on pehme kukli saladus? Okei, miks sa teda pehmet tahad saada? Ma tahan pehmet, sellepärast, et mulle ei meeldi, ütleme, lähen mingisugusesse toidupoodi, võtan ja ta on täpselt siuke kuiv sai. Isegi kui ma teen värskelt, ma olen teinud mingisuguseid Eesti mingi blogi retsepte, aga nagu need on ikka kuivad. Need on nagu tavalise saia tekstuuriga, aga ma tahaks nagu sellist eelnevad aastad ma olen teinud vaata seda piimaga, ütleme nagu kutsutakse milk bread või kuidas sa kutsud seda aine. Ja ma olen teinud sellega ja ta on tulnud nagu niivõrd palju pehmem ja siidisem ja maitsvam. Ja siis ma mõtlesin, et alustaks nagu otsast peale, kuigi see oli hea kukkel eelmine aasta, aga nagu tahaks jõuda veel paremale tasemele. Okei, no kõige lihtsam variant on see, et osta minu käest. Ma teadsin, et see vend ütleb midagi sellist. No Ants, no. Aga no tegelikult ütleme niimoodi, et ta selles mõttes on see vastlakukkel natukene halb toode. Seal on nagu kaks siukest asja koos, et seal on kõigepealt kukkelaine, mis ei taha külmkappi ja siis on seal vahukume vahel, mis tahab külmkappi. Et tegelikult sai vananeb külmkapis kõige kiiremini ja see on ka see probleem, et kui sa teda poest ostad, et nad on ju ette tehtud, nad transporditakse ja nii edasi, et nende teekond sinna letti on päris pikk. See külmkapp nagu on kõige halvem koht, kus nagu hoida, et kui siis sügavkülm. Sügavkülmutada küll võid, aga külmas leiba sai vananeb kõige kiiremini. Sügavkülmutan leiva ära ja siis mingi aasta pärast võtan ja panen võid peale või? Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Võid teha nii? Saab. Vaata neid vastlakukleid on ka praegu hästi palju erinevaid. See klassikaline on siis sellest pähmitaignast, aga tehakse ka seal croissantide baasil ja keedutaigna baasil ja nii edasi. Aga kui me sellest kõige klassikalisemast räägime, siis üks asi on see pehmus, aga selle pehmusel võib olla nagu miinus see, et kui sa teda sööd, et siis ta on niisugune venimaks muutub. Et see ei ole ka hea. Ta peaks olema niisugune, et kui sa hammustad, et siis sa hammustad ta ilusti läbi. Põhimõtteliselt, mis me siis selle vastlakukli juures taga ajama, on põhimõtteliselt samasugune konsistents või struktuur, nagu on McDonaldsi hamburgeri. Ta on pehme. Ta on nagu brioche kukkel põhimõtteliselt või? Jah. Nagu tekstuurilt ma mõtlen, tegelikult brioche on ju vaata siuke pehme, ta on nagu vetrub, aga samas ta on ka tekstuuri. Brioche'i taigna oleks tegelikult ideaalne, et kui sul on hea brioche'i taigna retsept, brioche oskad teha, võtta see. Aga kui me selle teema juurde nüüd läheme, siis tegelikult mis sul on siis taignasse vaja on kõvasti suhkrut ja kõvasti rasva, ehk siis suhkur ja võim. Nagu brioche'i puhulgi. Miks siis? Sest see muudab sul selle konsistentsi pehmeks.
ja see teeb ka selle taigna siis nii-öelda lühikeseks hammustades, et ta sul ei jää venima. Et sa ei taha ju, et ta sul mingisugune nätski oleks. Ei taha. Aga kas on vahet jahutüüpidel? Poes on müügil tegelikult 2 sorti. Et võetakse tavaliselt mingi esimene, mis kätte juhtub on ja seal vaadatakse niisujahu. Põhiline, tegelikult nii ei ole. Et see 550, kõhkmasoodi niisujahu 550, mida kasutatakse siis enamuste pärmitaignite juures. Aga miks see just pärmiga kokku käib? Mis see erineb? Kuidas ta erineb 405-st? Kleepvalk on tugevam. Et see kleepvalk siis aitab hoida sul, vaata kui sa nüüd pähmiga kokku paned, et pähm hakkab kergitama, siis tekivad sinna gaasid sisse. Nii, ja läheb hästi õhuliseks, jah, nii. Jah, et siis kleepvalk aitab hoida sul seda mulli nii-öelda see. Et seal tekibki selle gaasi mullikene sinna sisse ja neid mulle on siis hästi palju seal läbi segi. Ja siis see kleepvalk nagu ei lase sellel mullil nii kiiresti katki minna. Okei. Kas piim, täispiim või ma isegi mõtlesin korra vahukoor? Jah, tegelikult kasutatakse enamjaolt seda piimapulbrit üldse. Et see piimakasv ei ole ka nagu ülihea sul seal sees. Et see jälle, kui sa alguses ta sinna sisse segad, siis ta hakkab seda kleepvalka lõhkuma. Et sul tegelikult on mõtteka niimoodi teha, et sa teedki selle taigna, ütleme siis seal veega, et see kleepvalk saaks moodustuda. Ja siis sa hiljem alles paned sinna võid sisse. Ja see oli põhiline viga, mida mina olin alati teinud. Et see või jälle omakorda siis teeb ta hästi jälle pehmemaks, aga sul alguses peab olema see kleepvalk moodustunud juba. Et kui sa kohe alguses piima või kohe sinna sisse paned, siis sul see kleepvalk ei saa sinna sisse tekkidagi. Kas seda reeglit... Tekib, aga hästi nööd. Kas seda reeglit ei ole, et mida rohkem võid, seda parem? No jah, siis lihtsalt võid. Jahu sinna üldse paned. Meil on jah, et noh, jah, need prantslased ütles, et või on ja. Et loomulikult, et kui sa kodus teed, et siis pane margarini, pane võid. Kuidas munadega on? Viimaks, ütleme, ma nägin mingid retseptid kasutasid, et panid munakollast nagu rohkem kui siis muna või mis see teeb? Et noh, munavalge sul selle taigna juures selle ei anna suurt midagi, et pigem isegi nagu kuivatab, et selles mõttes on sul pigem hea panna munakollast, mis on siis ka puhas, mitte puhas, aga on ka rasv. Ta annab sulle esiteks taignale ilusa kollaka vähvuse ja siis annab seda struktuuri ka pärast, et ta on niisugune nii-öelda lühem. Kuule, tavai, ma muutun juba liiga elevaks, siis ma pean lõpetama, siis ma hakkan proovima ja thanks sulle. Tavai, tšau. Ühesõnaga, Antsu kuulates oli nagu nii palju uut informatsiooni, mida nagu läbi talletada ja tuua ühte videosse kokku. Seega ma üritan Antsu jutust tuua välja need kõige tähtsamad asjad, mis võiksid mängida rolli kõige paremate kuklite tegemisel ja neid praktiseerida. Pluss mul on veel kogemused eelmisest aastast, kui ma proovisin läbi ka mingisugune 6-7 retsepti. Kahjuks kõik nii lihtne ei olnud, mis tähendas seda, et ma pidin proovima läbi mitmeid retsepte, mis ebaõnnestusid. Mis on ka loogiline, sest ma ei saa 2 tunniga saavutada seda sama, mida saavutas Ants 20 aastaga. Seega pidin mõtlema arvuti taha ja pidin tegema researchi mitmeid tunde. Kuniks hakkasin ma seoseid leidma. Ehk siis põhimõtteliselt mida kauem ja aeglasemini taigen kerkib, seda rohkem lõhub pärm ära tärklist ja selle protsessi käigus tekib juurde suhkrut. Seega, see on ka põhjendus sellele, miks haputaigna saia koorikud on nii krõbedad, sest suhkur annab krõbedad ja sellepärast ka haputaigna taigen kergitatakse nii kaua nagu 24 tundi. Nagu teisi saia, sa ei pea nii palju kergitama, aga kuna seda sa kergitab 24 tundi, siis selle ajaga jõuab pärm destroida seda tärklist nii palju, et tekib nii palju suhkrut, et see krõbe kooritab. Mis on nagu sutva. Ühesõnaga peale kõike seda hullust ja loetlematuid kordi ebaõnnestumist õnnestus mul siiski valmis teha üks kõige imelisem kukkel, mida ma kunagi küpsetanud olen. Ja selle kõrvale tegin ma täpselt eelmise aasta retsepti järgi teise kukli, et näha, kas ja kui suure arengu me lõpuks läbi tegime. Mis te arvate? Kumb on eelmise aasta tainas? Kumb on selle aasta tainas? No nii, lõikame need sõbrad lahti ja vaatame, kumb kukkel on ideaalsem. See on eelmise aasta taigen. Nüüd. Let's reveal the grand finale ja vaadake siia.
Vaadake mu sõbrad! Näete, kui pehme on see. Ja näete, no ta on pehme, jaa, tõesti. Aga ta on rohkem nagu selline saia pehme, nagu tavaline sai, vaata. Aga näete seda, see on nagu mingisugune, vaata noh, ta nagu vettur pealt tuleb tagasi. Ühesõnaga, nüüd on aeg panna kõik kokku. Life like, this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike. No nii. Eelmise aasta kukkel. No on hea. Ütleme nii, et ühegi poe kukliga ei ole võrrelda. Aga ma ei saa isegi seda hoida niimoodi käes, et see, ütleme, et see ei vajuks laiali, sest see on nii pehme. See on nagu nii pehme. Ühesõnaga. Davai. Let's dive in. Sorry, ma võtsin liiga suur anki. Kurat, noh! Thanks, Ants, noh! Thanks kõik, thanks mina, et ma kuradi võtsin 2 ööd ja panustasin sellesse, et saada valmis see. Nagu, vaadake seda. See on lihtsalt nii pehme. Oi jah, ma lähen liiga hulluks. Ühesõnaga, tehke kukleid ja tehke neid kukleid, noh. Mul ei ole muud öelda.